Täna on Neitsi Maarja uinumise püha ehk Rukki Maarja päev, mil tähistatakse Jeesuse ema Maarja surmapäeva. Nimetatud püha on ilmselt alguse saanud 5. või 6. sajandil idakirikust. Pärimuse kohaselt sündis Maarja Naatsareti linnas vaga abielupaari Joakimi ja Anna ainsa lapsena nende vanas põlves. Selleks ajaks, kui Maarja oli saanud 14-aastaseks, olid tema vanemad juba surnud. Siis kihlasid preestrid aga Maarja Taaveti soost Joosepi nimelise mehega. Joosepist pidi saama Maarja hooldaja ja tema neitsilikkuse vande kaitsja. Evangeeliumites me kohtame Maarjat siin-seal, aga mitte palju. Luuka evangeeliumi alguses on kirjas, kuidas peaingel Gabriel ilmus Maarjale ja andis talle teada Jeesuse sündimisest. Maarja süda täitus rõõmuga. Kuigi ta ei saanud kõigest aru, mida talle räägiti, ütleb ta siiski oma jah-sõna. Ta on valmis Jumala andi vastu võtma. Ta ütleb, vaata, siin on issanda teenija. Sündigu mulle sinu sõna järele. Maarja oli kuulekas ja alandlik ja need märksõnad saadavad teda läbi kogu tema elu. Ja Jumala vägi läheb tõeks. Sünnib uus elu. Sõna saab lihaks. Jumal valis Maarja täitma täiesti ainulaadset ja ainukordset ülesannet. Seeläbi on Neitsi Maarjast saanud mitte ainult Jeesuse ema, vaid ta saab emaks kõigile, kes Jeesuses uue elu vastu võtavad. Tegelikult on Neitsi Maarja kuju evangeeliumis hea võrdpilt emalikule, jäägitule armastusele. Maarja ei räägi palju ja jääb sageli tahaplaanile, aga ta teeb kõik, et temale usaldatud pojas saaks see Jumala poolt saadetud Messias, kellest ingel oli talle kuulutanud. Neitsi Maarja elas pärast Jeesuse ristilöömist apostel Johannese juures ja külastas mitmeid poja eluga seotud paiku. Lõpuks pöördus aga Maarja palves Jumala poole sooviga elust lahkuda. Maarjat külastas ingel, kes lubas, et ta saab 3 päeva pärast paradiisi, kus ta poeg teda ootab. Ingel kinkinud ka Maarjale palmioksa ja Maarja andnud selle omakorda edasi pühale Johannesele sooviga, et seda palmioksa kantaks matustel tema ees. Maarja palus inglit, et tema suremise juures viibiksid kõik apostlid ja see soov täideti. Maarja surmaööl ilmus Jeesus koos teda saatvate inglitega. Maarja hing lahkus kehast poja käte vahele, kes kandnud ta taevasse. Mida meil on Neitsi Maarjalt õppida? Maarja elu, kuulekus ja alandlikkus, tema usk ja piiritu usaldus issanda vastu õpetavad meile, et Jeesuse järel käimine on armastuse ja palve tee. Jah, sellele teele mahub ka kannatusi, mis on möödapääsmatud, kui soovime, et meie elus saaks tõeks issanda tahe. Maarja õppis oma poega tundma nagu iga ema oma poega. Aga Maarja õppis Jeesust tundma ka kui päästjat, lunastajat. Mitmel korral mainib evangelist seda, kuidas Maarja jättis kõik need lood meelde ja mõtiskles nende üle oma südames. Veelgi enam, Maarja ei jätnud teda puudutavat ainult iseendale, vaid jagas seda teistelegi. Kõige väeline Jumal vaatas oma armus Neitsi Maarja peale ja valis ta oma poja meie issanda Jeesuse emaks. Maarja kaudu tuli issanda sõna inimesena meie keskele, et meid eluteel juhatada
ja usus kinnitada. Palugem siis, et Issand juhiks meid jätkuvalt oma armuga, nõnda et me käiksime koos temaga oma eluteed ja kannaksime talle meelepärast vilja.